praegu biosaadavusega, see tõmbab muidugi teemast võib-olla kõrvale, aga mul tuli kohe meelde järgmine teema, kuna meil on endal ka Hiiral, ütleme, väga populaarne tegelikult isegi kollageen, siis seal on nagu pidevalt see teema, inimesed pigem ei tea ja on segadust tekitav, miks, ma ei tea, meie kollageen maksab rohkem ja teise oma maksab vähem, on ju. Ja tegelikult ma ei saagi aru, kas see on nüüd tahtlik tegevus või mitte, aga väga paljudel tootjatel ei ole pakendi pealt võimalik lugeda, mis kollageeni tüübiga on tegemist, esiteks, mis on väga oluline asjaolu, kas on esimene tüüp, teine tüüp, kolmas tüüp või on kõik tüübid sees. Mis need tüübid tähendavad? Iga tüüp toimib erinevatel kehaosadel. Ehk siis see tüüp tähendab, oleneb kus see saadud on, meie oma siis kalalist päritolu, ehk siis seal on võetud nii-öelda soomused, luud, nahk ja iga see on erinev tüüp. Ja täpselt samamoodi toimib ta meie kehas erinevates kohtades, siseorganid, silmavõrk, kestad, mis iganes nahk on. Ja ühesõnaga, seda ei ole esiteks mainitud väga tihti, ma olen vaadanud erinevaid tootjaid, meil on see ilusti välja toodud. Teiseks ei ole mainitud, mis on selle kollageeni päritolu, ehk siis kas ta on loomne või on ta merelist päritolu. Ja vot siin tulebki sisse nüüd see hinnafaktor ka, et kui see on merelist päritolu, on see alati kallim, aga millegi pärast paljud ei maini, mis päritolu see on. Ja müüvaki odavalt asja tegelikult, kui pikalt tuhnida, lõpuks sa leiad selle kuskilt. Ja ma olen seda nagu teinud nii-öelda taustatööna ja mis ma alati leian on see, et see on veise kollageen, ehk siis loomne. Uuringud näitavad seda, et loomne kollageen, veise kollageeni biosaadavus ehk siis omastatavus on ligi lähedale 10%. See on tegelikult raha maa viskimine. Merelist päritolu kollageen ehk siis kalaline kollageen, see on 90+% biosaadavus. Päris kõrge. No ütleme nii, et jõhker vahe. Üks on alumises otsas, teine on üleval tipus. Et sellised asjad ja seal ongi see siis nii-öelda molekulaarmassi küsimus. Üks on väga suure molekulaarmassiga, ehk siis see loomne ja see ei omastu. Ta lihtsalt ei lähe meile sisse. Aga see on kõige tuntum nendest, on ju? Põhimõtteliselt inimeste enamus ju sellest räägitakse, sellest toodetakse ja seda põhimõtteliselt müüakse. Põhimõtteliselt küll, jah, enamus toodetes see ongi sees, mis iganes, jällegi ma ei hakka brändide nimesid nimetama, aga mingid, ma ei tea, on pulbriversioonid, kohvi sisse pannakse ja sportlased võtavad pulbrina sisse, see kõik on loomne kollageen ja tegelik kasutegur on minimaalne. Et kui nüüd näiteks teha isegi matemaatiline arvutus praegu, oletame, et me ostame selle kollageeni, kus on loomne kollageen sees ja selle omastatavus on 10%. Siis see tähendab seda, et mul oleks vaja seda süüa 9 korda sama palju kui näiteks Ohira kollageeni, et saada 90% omastatavus on sama õieti. Ja põhimõtteliselt 9-kordne kulu ka sul endal. Jah, et saada sama tulemus. Ma ei tea, kes iganes, mida tarbib, tehke see arvutus, korruta 9 ja vaata, mis tulemuse sa saad, kumb odavam on. Ja meil on veel lisaks 3 erinevat tüüpi sees. Meil on veel seal hyaluronape, elastiin, keramiid, C-vitamiin, Q10, 5-aastane probiotikum, et veel paremini kõik omastuks. Et see on kompleks selles mõttes. See ei ole ainult kollageen. Kui keegi tahab, siis palun minge ohira.ee lehele. Toote nimeks ongi siis Dr. Ohira kollagen pluss, on ju? Just, ja pluss ongi sellepärast, et see on midagi enamat kui kollagen. Et tehke see toode lahti endal ja lugege, siin on päris palju infot tegelikult selle kohta olemas. Allapoole kerides tootest, vaatan äkki ma saan siia panna sulle ka selle kerimisefekti praegu, enda screeni jagamise. Aga siia allapoole kerides siis on tõesti, et sul on tootes pikemalt, siin on Ohirast endast, siin on koostused, kasutusjuhend on olemas, sul isegi teadusuuringute rubriik on ja siin on tegelikult ka mingisugune video täitsa olemas sellest, nii et ja allapoole kerides veel on klientide tagasiside hinnangud 4,9/5 on päris hea korralik tulemus ja sa saad siin lugeda kaasa ka, nii et
ole hea, mine piilu ja kui tahad endale, kas on nii, Sven, et me kõik see pakkumine kehtib hetkel kogu e-poele? Jah. Mitte ainult kindlate toodetele? Selles mõttes allahinnatud toodetele see ei pakku. Jah, aga täishinnaga toodetele kehtib kõigile just. Et meil on loonud, või Sven on loonud siia saate jaoks teile ka tarbimiseks ja kasutamiseks, kui te seda tunnete, soovite endale või kingituseks, siis kood kriskala15, mis annab teile 15% soodustust ostukorvilt, nii et palun mine vaata piilu soeta. See võimalus on sul endale see toode hankida ja pakkumine kehtib kuni, ma ütlen sulle kohe, pakkumine kehtib kuni, no ütleme sisuliselt võib ära lugeda ta 21. detsembrini, ehk siis enne jõule reedel saab see läbi ja see teeb siis kokku peaaegu 3 nädalat, 19, 21, 22, 20, ütleme 3 nädalat, 21 detsember siis lööme lukku, siis enam sellega vabandust, ma vaatasin valet kuupäeva. Pakkumine kehtib kuni teeme esmaspäevani, 22 detsember, siis on juba jõulud käes ja enam kingijale see ilmselt ei jõua, aga sa võid selle ikkagi veel esmaspäevalt endale tellida. Nii et Kriskala 15 ja annab sulle 15% soodustus kogu Ohira e-poest. Tuleme selle juurde, et miks ta ikkagi, aga ma korra küsin, miks ta kollagen ikkagi on vaja? See mõttes, et ideaalses maailmas, illustreerin ta meelega niimoodi, et ideaalses maailmas me ei peaks tarbima üldse toidulisandeid. Nii nagu me tõime selle Vietnami näite, aga Eestis, siin Euroopas, Läänemaal kultuuris meil on väga palju kahjulikke stiimuleid ja faktorid ja toitaine, vaene toit võib-olla või juurdaine, mis tegelikult mõjutavad seda, aga et miks see kollagen nii oluline on? Kuhu see siis nagu kaob meie kehas? Kas meie keha mitte ei suuda seda ise toota enam ja mis hetkeni peame seda võtma? Et siin tekib ka see küsimus inimeste võib-olla, mis ajab nagu selle toidulisandi maailma nagu keeruliseks ja ma arvan, et ka selline vitamiine lihtsam võtta sisse ja aru saada sellest. Aga nii kui tuleb sisse mingisugune mikrobioom või probiootikumid või mingid muud asjad, siis on kohe see koht, aga kui palju ja kui tihti ja kui kaua ja millal ma tean, mul enam ei ole vaja ja sest ise analüüsi ei tee. Ma ei lähe iga päev või iga kuu sünn läbi endale testi tegema, võib-olla peaks. Aga et kus ma nagu, miks ta vaja on seda kollageni sellisel viisil? No, selles mõttes, et selle tootmine kehas hakkab alates 25. eluaastast järjest vähemaks minema. See on nagu üks põhjus. Aga see on nagu by default tehase poolt, nagu inimmehhanismi poolt, et nii juhtub lihtsalt. Nii nad ütlevad, et seda kindlasti saab pidurdada erinevate tegevustega. Ma tean, et kollageeni sünteesis üks nii-öelda oluline komponent on C-vitamiin, aga seda ka keha ise ei sünteesi, et seda tuleb ka saada toidust või siis lisaks võtta. Ja ma ei tea, kui palju me seda siin saame, et jällegi soojal maal tsitrusvilju tohutult ja C-vitamiini, et meil on nii nagu ta on. Et neid põhjuseid, miks inimesed seda võtavad, on muidugi erinevaid. Ma tean näiteks meie selle toote puhul väga paljud inimesed on vanemad sorti inimesed või sportlased, ongi näiteks liigese teemad, aga see ei ole nüüd otseselt kollageeni teema, vaid pigem hüaluroonhappe ja kõik see kokku seal. Jah, neid põhjuseid on päris palju erinevad, kes võtab seda naha pärast. Juuste pärast. Juuste pärast, küüned, kõik siuksed asjad, aga jah, ma ei oskagi seda nagu täpselt nüüd öelda, et miks seda peaks just kõik võtma. Mina isiklikult seda ei tarbi. Ma võtan seda, väga harva olen võtnud, mul on siuke teema lihtsalt, et mul mingite põlvede liigestega mul probleemi ei ole, ja kui rääkida nahas, siis nahaga mul selline asi, et mulle tundub, et mul nahk on ülikorras. Kui ma võtan seda Ohira kollageeni, siis mul nahk muutub üle niisutatuks, kui võib nii öelda. Hakkad läikima? Nagu rasuseks. Ja mulle ei meeldi see, ma ei näe põhjust, miks seda mul vaja on. Aga mida ma olen näinud on see, et jällegi, kui inimesed arvavad, et meil on vaja kollageeni selleks, et meil oleks hea nahk, siis ma ütleks, et see ei ole võib-olla ainus või lõplik tõde, vaid tegelik tõde, millest mina olen aru saanud, peitub ikkagi meie mikrobiomis. Kui see on heas korras, meil toitumine on paigas, siis meie nahk on väga heas korras.
et ma olen seda ise näinud, tarbides pikaajaliselt probiootikume, süües tervislikult, sul nahk lihtsalt särab, ta on nii elus, puhas, et müstika. Jah, see on, ma tahtsin enne seda öelda, tuligi meelde, et me räägime üldiselt nagu mikrobiomist rääkisime ja tervisest ja kollageenist, aga lõppkokkuvõttes taandub see kõik nagu ka võrdväärselt võrdusmärgiga võib öelda ka nagu immuunsüsteemi juurde, kui terve me oleme, kui tihti me haigeks jääme või kui palju meid mingid üksikud pisikesed, ma ei tea, ma teen siin akna lahti ja oi, ära tee, tuul tõmbab, et kui me näeme haigeks või mitte, et mina olen nagu üliterve inimene, mul naine laps samamoodi ja kui me oleme haiged, siis see on võib-olla päeva, kus ma olen lihtsalt tatine ja kurk on valus ja läheb üle väga harva, kui ma olen kuskil pikali maas. Aga lihtsalt ma näen kõrvalt, kuidas inimesed on kogu aeg haiged lihtsalt, pisikeste asjade peale, kevad, sügis, talveeelsed tuuled on esimesed lörtsi, piisad otsa ette ja oled nagu autis on ja ma liialdan praegu, aga põhimõtteliselt samaks, et immuunsüsteemi tugevdamine ja mikrobiom on üks väga suur osa sellest. See on põhimõtteliselt võrdusmärgi võib sellele tõmmata, see ongi üks. Ehk siis, kui ma enne alustasin siin juttu, siis ma ütlesin, et mikrobiom on 78% immuunsüsteemist. Ehk siis see ongi meie immuunsüsteem tegelikult. Ja ma arvan, et see on ka see koht, miks inimesed alahindavad, sest nad ei ole seda võrdusmärki enda jaoks ära connection'ud. Ja teine asi, kui nüüd rääkida, mis sa siin just natuke aega tagasi ütlesid, vitamiine võetakse, et ma arvan, et paljud inimesed ei tea ka seda, et väga paljusid erinevaid vitamiine toodavad meie soolepakterid. Et kas on vaja neid vitamiine nii palju võtta? Pigem annadal bakteritele normaalset toitu, toetavat toitu ja nad toodavad sulle seda. Täpselt.